Mina olen siis Jaan Saar, tulen Kliimaministeeriumist, endiselt natuke aega varem olin Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, aga poliitikud otsustasid, et toredam oleks ministeeriumid ümber mängida. Iseenesest mõte ja idee oli hea, aga mõnes mõttes välja kukkus nii nagu alati. Mis see mõte taga oli tegelikult see, et me saaks selle ruumi valdkonna kõik ühe ministeeriumi alla. Et nii planeerimise, ehituse poole, geoinfo, Maa-amet ja nii edasi, aga paraku juhtus nii, et seda päris välja ei tulnud. Aga me ei ole veel loobunud sellest mõttest ja praegu käivad läbirääkimised ja ettevalmistused, et luua uus amet nimega Ruumiamet, mis jällegi võiks olla see koht, kus me saame need ruumiotsused ja seosed kokku tuua. Aga me oleme kuulnud palju ja väga häid ettekandeid siin digikaksikutest, mida Maa-amet on teinud, Tallinn on teinud, väga lahedad ja vinged asjad. Natuke tõmbaks võib-olla seda fookust kaugemale, et mis on selle kogu asja eesmärk. Ja Kliimaministeeriumis meie osakonnas, mis on ehitus- ja elukeskkonna osakond, nüüd muideks oleme selgelt defineerinud selle eesmärgi ja visiooni enda jaoks. Ja see ei ole midagi muud kui parim elukeskkond. Et see on see, mida me tegelikult, milleks me pingutame, mida me taga ajame, alustades andmetest, teenustest, kõike seda, et meil oleks parem koht, kus elada, et meie keskkond oleks paremini nii edasi. Aga muidugi sellised suured slooganid on väga head, nendest on tore rääkida, aga võiks midagi konkreetsemat teha või konkreetsemaid eesmärke seada. Veidi konkreetsem eesmärk on tootlikkus. Ja ehitusvaldkonnas me räägime sellest, kuidas tootlikkus on hästi madal ja tahame seda kolmekordistada aastaks 2030. Mis tegelikult viib meid Euroopa keskmisele tasemele, aga see ei kõla nii hästi, kui kolmekordistada üks tulemus. Ja tootlikkust, miks me veel kasutame väga konkreetse mõõdikuna, et sellest on lihtne aru saada. Et parim elukeskkond mõnes mõttes ka lihtne arusaadav, aga tootlikkus on nagu veidi lihtsamini mõõdetav. Ja poliitiliselt on meil selja taga üks väga hea töö koostöös sektoriga, ehituse pikk vaade, selline strateegiline dokument, kui keegi pole sellega veel tutvunud või ei tea, mis asi see on, siis soovitan sinna sisse vaadata ja seal on siis kaks põhiprobleemi, mis puudutavad meie elukeskkonda. Üks on siis see madal tootlikkus, aga teine on siis kvaliteetse elukeskkonna loomise alustalad, mida meil tegelikult ei ole kokku lepitud kunagi Eestis. Aga nüüd töö käib, et seda teha. Ja seal on 7 suurt eesmärki, millest üks on ka innovatsioon ehitusvaldkonnas ja see on natuke see, millest mina võib-olla lähemalt räägin. Ja see ei ole lihtsalt paber ega dokument, vaid see on ka tegelikult vastutajatega paber ja dokument, kus on siis allkirjastanud nii erinevad liidud, arhitektid, insenerid, ehitajad, Tallinna linn on selle allkirjastanud, meie ministeerium või siis MKM varem. Nüüd siis Kliimaministeerium juhib seda tegevust. Aga jah, selline tore asi on tehtud, see oli tegelikult väga hea koostööprojekt ja kõik meie tegevused ka Kliimaministeeriumis tegelikult ühte või teistpidi on selle sama dokumendiga seotud. Ehk siis me viime seda ellu, mitte ei teinud seda niisama paberi pärast. Aga tulles tagasi selle digitaalse poole peale, üks asi, mis mõjutab kindlasti tootlikkus, on see madal digitaliseeritus. Siin on üks vana McKinsey uuring, juba vana 2017 või 2018, kus ehitussektor on seal põllumajandusega üsna viimasel real. Natuke uuem graafik, mida te ilmselt ei näe, aga mis näitab tehisintellekti töökohti vastavalt valdkonnale ja ehitus on jällegi seal allpool. Et kui me räägime täna digitaliseerimisest, me ei räägi ainult sellest, et me automatiseerime mingi protsessi või paneme ühe vormi online, vaid tegelikult me räägime juba palju keerulisematest lahendustest ja andmetöötlusest ja nii edasi. Jällegi, üks mõõdik ja näidik. Okei, aga mis me siis ministeeriumis teeme selleks, et seda ehitust veidi digitaliseerida?
hea tuntud sõber meile kõigile, ehitusregister. Juba aastast 2016 kõik ehitusloa menetlused üle riigi digitaalsed ja käivad läbi ehitusregistri. Ja eks tal on omad head ja vead, tihti võib-olla inimesed keskenduvad nendele vigadele, mitte nendele headele omadustele, aga tegelikult tema hea omadus on see, peegeldub selles samas graafikus. Et ta on keskkond, mida kasutavad tegelikult praktiliselt kõik sektori osapooled. Ja kuna me nägime, et see ehitisregister, kuna üleriigiline, keskne süsteem, kõik KOV-id, kõik load käivad läbi selle, aga ta on välja töötatud väga spetsiifilistel eesmärkidel. Ta on just, et menetleda lubasid, aga meil on vaja midagi enamat. Ja sellest sündis siis tegelikult ehituse platvormi visioon. Et kuna sektoris on nii palju osapooli, projektid on nii pikad, kõik see info on nii killustunud, siis keegi võiks kaasa aidata sellele, et see info liiguks paremini. Ja kui vaadata, kes on seotud kõigi projektidega igas Eesti nurgas, igal ajal, siis tegelikult see on riik või kohalik omavalitsus. Ehk siis kõik load, kooskõlastused erinevates etappides, olgu see planeerimine, ehitus, lammutamine, vastuvõtmine, kasutusluba, alati käib mingisugune info läbi riigiasutuste. Ja sellepärast riigiasutus või riik ise võikski võtta selle rolli, et ta püüab luua platvormi, mis siis aitab ehituse elukaarega seotud standardiseeritud ja usaldusväärse info liigutada üle terve elukaare kõikide osapoolte vahel kadudeta. No päris kadudeta ei saa, aga võimalikult kadudeta. See on selle sama platvormi visioon ja sellised alameesmärgid on see, et me saame teenuseid koondada ühte kohta, kindlasti tahame ehituse infomudeleid kasutada nii palju kui võimalik. Avalikud menetlused, protsessid muutuvad tänu sellele läbipaistvamaks ja kiiremaks, aga kõige põnevam on see, et see platvorm ei ole kinni, see platvorm on avatud kõigile, ka erasektori teenustele ja loob võimalused luua väga põnevaid ärimudeleid, kasutades nii riigi kui erasektori teenuseid andmeid. Ja kui seda platvormi nüüd natuke veel lahata graafiliselt, siis tavaliselt infosüsteemi piltlik kujutlemisviis on, et sul on andmebaasi kiht, sul on teenuskiht ja sul on kasutajaliides. Ja kui me alustasime 2016, siis sisuliselt olid need ehitusregistri teenused seal, teenused on nii-öelda pulkadena sinna sinisena keskel pandud ja see ei ole lõplik loetelu, vaid seal on 3 punkti, mis tähistab seda, et neid teenuseid on veel. Aga me hakkasime arendama siis juurde sinna täiendavaid teenuseid. Võrgurajatiste andmebaas, geodeedi teenused, asi, mida Markus korra juba puudutas Tallinna näitel, siis me püüame kogu riigi jaoks luua ühtse võrgurajatiste andmebaasi. Ja mudelipõhine loamenetlus. See on ka üks asi, mida me koostöös Tallinnaga teeme ja Kris seda projekti veab tegelikult Kliimaministeeriumist. Et saladuskatte võin öelda, et ta ei ole ainult Tallinna heaks ei tee tööd, vaid ka teeb ka natuke Kliimaministeeriumi jaoks. Ja see PIM-põhine loamenetlus on tegelikult tõsine revolutsioon kogu selles ehitusloa protsessis. Ja üle Euroopa tegelikult väga palju selliseid algatusi on esile kerkinud ja väga paljud riigid näevad, et tegelikult see on tulevik. Aga meie oleme omajagu teistest natuke ees, et me juba piloteerime seda ja ma väga loodan, et selle aasta lõpuks me saame ka esimese ehitusloa väljastatud kasutades neid PIM-mudeleid. Aga täna tahaks rohkem rääkida 3D-kaksikust, mis on ka osa sellest ehituse platvormist. Ja siin ma pikemalt ei peatu, ma lihtsalt näitan, et ta on üks osa nendest ehituse platvormi teenustest. Ja mida rohkem me teenuseid lisame, seda rohkem tekib sinna juurde erinevaid viiteid andmebaasidele, registritele, aga see ei ole mingi superandmebaas, vaid nagu Eesti e-riik on üles ehitatud, hajutatud arhitektuuril, nii on ka ehituse platvorm. Ja lisaks oma ministeeriumi koduteenustele me tegelikult käime oma poriste saabastega ka teiste vaipade peal trampimas ja oleme juba kaasanud varasemalt siis Rahandusministeeriumi, nüüd siis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi
kus siis meie sõbrad planeeringutega tegelevad, et siis planeeringute menetlus ka üleriigiliselt tuua e-ehituse platvormile. Ja see projekt on ka juba käivitunud. Aga see ei tähenda, et me räägime ainult riigiteenustest, vaid jällegi võimalus on tuua kõrvale erasektori teenused, sest mida vähekenegi on võimalik äriliselt teha, kus on ärimudel taga, seda peaks tegema erasektor. Me ei taha riigis seda teha, riik ei ole nii hea arendaja ega teenusepakkuja, kui seda on erasektor. Aga teatud asjades, teatud olukordades me peame seda teenust pakkuma. Ja kui nüüd mõelda, mis asi see ehituse platvorm on, siis ta moodustub sellest samast teenuse kihist ja ta ei ole mitte midagi muud kui tegelikult hulk kokkuleppeid nende erinevate teenuste vahel. Eeskätt siis kõige olulisem, et ühtne filosoofia, et me mõtleme oma silodest väljapoole, me üritame vaadata, mis teiste teenused on. Kõikide nende teenuste taga on masinliidesed, API-d ja nii edasi, et neid oleks võimalik integreerida. Nende API-de jaoks meil on vaja teatud määral tehnilisi nõudeid ütlustada ja võimalikult palju ka ühtset keelt kasutada, et kuidas me asju nimetame, klassifitseerimissüsteem, standardid, ühtsed PIM-nõuded, millest Kris juba rääkis ja nii edasi. Aga mis asi see 3D2X siis on? Seda projekti esimene versioon tuli välja juba vist mingi 2,5 aastat tagasi. Ja me alustasime sellega, et me tahtsime tegelikult võtta kinnisvara arendajale olla abiks. Me ikkagi tegeleme ehitusega, me tahaks, et see läheks võimalikult libedalt. Ja digitaalehituse klaster tegi uuringu, et kuskil 34-5 erinevat registrit sa pead läbi jooksma, et aru saada, millega sa pead arvestama, kui sa tahad kuskil Eestimaa pinnal midagi ehitada. Ja meil oli mõte, et me toome siis selle võimalikult palju kokku ühtsesse visuaalsesse keskkonda. Ja mitte 2D-s, vaid loomulikult 3D-s. Miks 2D, kui saab 3D-d? Ja esiteks kiirelt, kust 3D2-iku leiab, ta ei ole praegu veel kõige lihtsam leida, lähed EHRE lehele ja seal all nurgas paremal on nupp 3D2-ik ja ma kogu aeg võitlen Taaviga, et see nupp tuleks tuua vasakule ja ülespoole. Siiani veel ma seda võitlust võitnud ei ole, aga ma usun, et see tuleb varsti see hetk. Ja siin on ka oluline just see Geo3D arendus, mida Hanno tutvustas, kus siis me vaatame, kuidas tegelikult ei peaks mitte Kliimaministeerium seda arendama, vaid me peakski Ruumiametis koos nii 2D kui 3D kaarte arendama. Ja taustal ma panin jooksma ühe video, mis on nüüd, ma ei mäletagi, kui pikk ta on. Palju mul veel aega on 20 minutit? 6, need tagumised on sekundid, okei, siis ma tean. Siin on lihtsalt näitlikustatud mõned asjad, millest te juba näinud oled, et mida Hanno näitas, kuidas me oleme kokku toonud nii EHRi andmed kui ka Maa-ameti andmed. Ja jällegi, Maa-amet on väga-väga hea partner meile just need andmete saamises ja andmekorjes, aga meie fookuses on ikkagi ehitusvaldkond ja just nimelt need kinnisvara arendajad, et siis võimalikult palju seda infot kokku tuua. Ja kui nii Tallinna kui Maa-ameti need 3D-lahendused baseeruvad ju ESRi kommertstarkvaral, siis me otsustasime, et me teeks selle võimalikult vabavaraliselt avatud lähtekoodiga. Ja selle 3D2-iku kood on samuti tegelikult vabalt kättesaadav e-ehituse platvormi arendaja portaalist. Ta kasutab Cesiumi, kui see kellelegi midagi ütleb, ma arvan, et siin selle seltskonnale isegi ütleb rohkem kui keskmisele seltskonnale. Ja lisaks siis olemasolevate hoonetele me saame kuvada ka planeeringuid, me oleme selle integreerinud planeeringute andmekoguga, mis on ka võrdlemisi uus andmekogu Eestis. Ja siin ongi, et ta on väga semantiline, seal on erinevad viited, lingid ja sa saad vaadata nii ühte kui teist süsteemi kohe, kui on huvi lisainfot vaadata. Ja planeeringute andmekogu juba toimib, on olemas, aga planeeringute menetlemise infosüsteem on see, mis me siia nüüd juurde toome. Ja miks vabavaraline lahendus meid rohkem paelus, on see, et me tahtsime ikkagi võimalust hästi paindlikult arendada vastavalt kasutajate vajadusele. Ja tihti kommertstarkvaradega sul ongi võimalus kiirelt midagi välja tuua, pakkuda lahendusi, aga kui sa tahad midagi natuke muuta, midagi rohkem integreerida,
siis see muutub natuke keerulisemaks. Noh, siin on jälle toodud mõned need kihid, mida me tegelikult saame Maa-ametilt, VMS-kihid, erinevad veevõtukohad, seal on teed, bussipeatused ja nii edasi. Et kõike seda saab vaadata, noh, enamus nendest kihtidest on 2D-s, aga paljusid saab loodetavasti tulevikus ka 3D-s, ka neid võrgurajatisi. Noh, siin on need tehnovõrkude alad jälle, kitsendused, aga võrgurajatiste andmebaasi abil me saame luua ka 3D-pildi ja täpselt need nii-öelda ära detailiseerida, mis need või kus asuvad veetorud, elektrikaablid, gaasitrassid ja nii edasi. Ja seda 3D-kaksikut me tegelikult järk-järgult pidevalt arendame edasi. Me oleme siin vist, ma arvan, 3 suuremat arendust teinud, lisanud funktsionaalsust, noh, näiteks seesama planeeringute lisamine on võrdlemisi uus. Eelneval slaidil oli näha, kuidas sai liikuda niimoodi jalakäija vaates, sest üks probleem, mis tihti on nende, radoonikaardi lisasime, et üks probleem, mis tihti on nende digikaksikutega on see, et sa kogu aeg oled nagu linnulennult, aga reaalses elus sa seda elukeskkonda sa ei koge linnulennult. Või ma ei ole väga näinud, et inimesed lendavad. Üks poliitik küll kunagi väitis, et ta kõvasti lendas seal kuskil kõrgel. Talle ilmselt see 3D-kaksik väga meeldib, aga tavainimesena mina ikkagi kõnnin tänaval, enamus ajast sõidan rattaga, vahel sõidan ka autoga ja see, et saada aru, kuidas see maht, ütleme, kui midagi on planeeritud uut, midagi muutub, et kuidas see nagu mahte mõjutab ja kuidas see nagu vaateid mõjutab ja kõike seda, et sellepärast me tõime selle inimvaate ka sinna juurde. Nii, ma nüüd ootan, et see video jõuaks natukene edasi, sest ma tahaks rääkida kõige põnevamatest asjadest veel, et üks asi on vaadata, aga teine asi on see, et sa saad neid andmeid ka alla laadida. Ja jällegi, meie eesmärk oli teha see võimalikult lihtsaks ja siin on varjud, on ju, ma vist tegin selle mingi üsna hilisel kellaajal selle video ja siis mängisin tükk aega sellega. Aga mõte on selles, et sa saaksid võimalikult lihtsalt kogu seda andmestikku alla laadida. Üks asi, kõik need avaandmed on kättesaadavad Maa-ameti käest, mis on super, professionaalid oskavad nendega kiiremini toimetada, aga kui sa ei ole nii professionaal, siis sa tahaksid võtta kinni, traagida mingi ala ja selle alla laadida. Ja seda on võimalik teha 3D-kaksikus. Ja jällegi, kommertstarkvaradega on see oluliselt keerulisem. Ja siin ongi näide, et ehituses kasutatakse neid IFC-sid, sa saad vabalt selle alla laadida ja siis kuvada ja kasutada oma projekteerimistarkvaras nii-öelda alusena. Ja vähe sellest, et sa saad mudeleid alla laadida, sa saad ka neid samu IFC-sid 3D-kaksikusse üles laadida. Ja ma loodan, et kohe peale seda tuleb ka see näide. Aga toredad kastid on ju. Aga jah, mõõdistada on võimalik ja nii edasi, aga ma arvan, et me ei oota selle video lõpuni, et nende mudelite üleslaadimiseks tuleb ikkagi ise minna ja proovida seda teenust. Kõik saavad üles laadida ja jagada neid mudelid täpselt samamoodi, nagu te jagate Dropboxi faili või mingi Google Drive'i linki, siis te saate ka seda mudelit teistega jagada. Et jällegi, mõeldes arendajate peale, mõeldes selle peale, et kui sul on mingi projekt, mida sa tahad teistega jagada, ja sa tahad oma projekti näha, kuidas ta seostub selle ülejäänud keskkonnaga, siis kõik see on vajalik. Kas ma nüüd näitan seda lõpuks ameti? Jah, siin ongi, et see võimalik lisada mudel. Pean selle video lühemaks lõikama, see on kohutavalt pikk. Aga näed, siin ta on kõiges oma detailsuses see mudel ja kuidas ta välja näeb. Ja jällegi saad kõiki neid teisi kihti koos vaadata. Ja see on oluline ka PIM-põhiseks loamenetluseks, sest me kasutame sama süsteemi, et siis panna see mudel sinna keskkonda. Nii, aga nüüd ma lähen edasi. Kiirelt mainin ära paar asja. See on nii-öelda see reklaamkoht. Hendrik teeb saateid, podcast'id ja väga hästi, millal tuleb reklaamid sisse vahele põikida. Aga e-hüppe toetusprogramm, meede, mis riik annab 50% toetust digilahenduste arendamiseks ja innovatsiooni tegemiseks, prototüüpimiseks. Soovitan kõigil vaadata e-hüppe e-ehitus.ee
esimene voor oli tohutult populaarne. Ma loodan, et mõni ka siit seltskonnast on tegelikult selle taotlusvooru oma projekti saanud rahastatud. Uus voor tuleb, raha ei ole veel otsas, tuleb sügisel, täpselt millal, ei julge veel öelda, aga jälgige veebilehte. Ja siis 2 üritust, mis on tulemas. Juba järgmine nädal World of Digital Built Environment nii Tallinnas kui Helsingis, hästi põnev üritus, nende samade teemadega seotud, natuke kliimatehnoloogia nurga alt, aga väga hea võimalus näha rahvusvahelist nii-öelda vaadet. Ja viimane slaid, või eelviimane, ehitus 2024+, ehituskonverents tulemas 29. november ja jällegi, kui teid huvitavad need ehituse teemad, kui teid huvitab see, kuidas hankeid tehakse ja mida arvavad arhitektid, insenerid, ehitajad, sest nendega koos me teeme seda, tulge vaatama. Ja guugeldage, selleks on veebileht ka olemas ehituskonverents.ee ja täna peaks minema detailne kava ja piletid on juba müügis. Aga sellega jõudsime viimase slaidini natuke üle aja, aga mitte nii palju, kui ma ähvardasin. Ma vahepeal mõtlesin hirmuga, et võtan selle. Teeme nii, aitäh!